Aitäh, kes te olete valinud selle uudishimu, et olla siin praegu. Ma pean ausalt kohe tunnistama, et see 20 minutit saab olema natuke võib-olla teemal, mis on täiskasvanutele ebameeldiv, sest see puudutab ühte oskust, mille puhul on meil päris tugev piirav uskumus. Aga selle tõttu teeme alguse siis natuke võib-olla sellise mõnusama ja ma tahaks niimoodi küsida, et kes armastab Exceli tabelit? Andke käega märku. Jaa, no isegi kuidagi vähem on käsi, aga mina ka armastan Exceli tabelit, sellepärast et see, kui Exceli tabelis numbrid kokku jooksevad ja näed siis mingisugust kasvu, on väga positiivne. Ja ma arvan, et kus veel võiks sellist küsimust küsida Exceli tabeli kohta, kui mitte investorite hulgast, et tõenäoliselt nendalgi teist tuleb meelde, kui viimati oma Exceli tabelit vaatasid ja kas siis tuli naeratus või tekkis mingi mõte. Aga on kahjuks olukorrad, kus alati Exceli tabel meid ei aita. Ei aita erinevad diagrammid, ei aita numbrid, sellepärast et üks asi, mida ma arvan, et paljud teate, on see, et informatsiooni juurde on vaja tuua emotsiooni, et tuleks käitumine ja tegutsemine. Ja kuidas me saame seda emotsiooni tuua? Me saame tuua niimoodi, et me hakkame mõtlema oma peas, kes me tahaksime olla, kus me tahaksime olla, miks me üldse midagi teeme ja tekitame siis mingid pildid oma peas. Ehk siis visualiseerime. Aga väga tihti see visualiseerimine ei pruugi õnnestuda, sest et paljud meist ei oska seda isegi enam oma peas nii hästi teha. Ja sellele ei aita ka see digitaalsus kahjuks väga palju kaasa, sellepärast et meil justkui nagu ei olegi vaja enam nii väga luua, meie ümber on nii palju visuaalsust, kõik flashib, sähvib ja siis võib-olla on turvalisem tegeledagi selle ratsionaalsema poolega ja numbrite maailmaga. Aga kas te teate, et tegelikult on tehtud uuringutega kindlaks ja isegi on uuritud tegelikult inimesi, kes on finantseesmärke seadnud, et need, kes teevad endale visuaalse esitluse oma unistuse ja plaani kohta, realiseerivad need peaaegu 50% tõenäolisemalt kui need, kes seda ei tee. Ja siinkohal võikski siis küsida, et miks me siis tihti ei tee seda? Mis te arvate, et miks me siis ei tee endale neid visuaalseid esitlusi? Küsin siis niimoodi, kui küsisin, et kes armastab Exceli tabelit, nüüd küsingi siis selle ebamugava küsimuse natuke, et kes oskab joonistada? Jaa, nii, ikka näen 7 kätt umbes tõusis ja selle kohta on alati selline tore nali, et kui te oleksite siin 5-aastased, siis te mitte lihtsalt kõik ei tõstaks kätt, vaid te tahaks joosta siia, sest te näete, et siin on valge tahvel ja näidata, kui hästi te joonistate. Aga mingil põhjusel siis meil tekib kasvades see piirav uskumus. Ja põhjust ei pea tegelikult kaugelt otsima. Minul endal on samasugune lugu olnud, et ma sain elu esimese 3. klassis kunstitunnis ja siis mul tekkis tunne, et see ei ole minu tassike teed ja sellega ma pigem ei tegele. Ja väga tihti meil inimestel ongi kombeks, et me laseme kellegi mingil arvamusel, mingitel tulemustel kuskilt, mis on võib-olla täiesti subjektiivsed, kõigutada enda eneseusku. Ja võib-olla mõni teist mõtleb praegu mitte ainult joonistamise peale, vaid laulmisele või tantsimisele või jooksmisele. Et sa ei tee seda enam sellepärast, et sa said halva hinde või keegi kritiseeris sind. Aga ma tahaks, nagu te näete, et siin on valge paber, mul on siin käes marker. Ma tahaks panna teid natuke proovile sellega, et kas on nii, et me ei oska joonistada. Ja kõik, kellel on käes ka mingi, ma ei tea, märkmik, paberid, pastakad teile kindlasti anti, võtke need välja, tehke kaasa. Sest et siis te saate sellest praegu kõige suurema efekti ja kellel ei ole käepärast, võite proovida kas õhku joonistada kaasa või pärast saate vaadata salvestust ja kindlasti sealt saate siis kaasa teha. Nii, kellel on siis märkmikud, olete valmis, jah? No vaatame, mis siis tähendab see, et me kõik oskame joonistada. Joonistame kõigepealt ühe inimese ja teeme siia ühe ringi.
ja selle ringi alla teeme poolkaare. Ja ringi sisse teeme 2 kriipsu ja veel ühe poolkaare ja tegime ühe lihtsa inimese. Ja tegelikult, kui me mõtleme seda, et see inimene nüüd unistab siin millestki või räägib millestki, siis me saame teha tema juurde siia ühe sellise, veel ühe kaare, näidata kolmnurgaga tema suunas, siin ta räägib midagi, siin on mingisugune info ja kui me siis tegelikult joonistasime praegu sellepärast, et seda infot siit näidata, sellele tunnet juurde anda, siis ei olegi vaja seda inimest kuidagi detailsemalt siia joonistada. Ja mida öeldakse joonistamise kohta on see, et kui sa saad hoida pliiatsit ja tõmmata sellega joont, siis sa juba oskad joonistada. Joonistamine, see sõna juba on geniaalne, joone tõmbamine. Ehk siis tegelikult te kõik siin oskate joonistada, lihtsalt küsimus on, kas me räägime kunstilisest joonistamisest või joonistamiseks, et oma mingid mõtted peast välja saada. No teeme veel mõne sellise toreda joonistamise. Näiteks me saame selle sama lihtsa inimese, keda mina nimetan nupumehikeseks, sest ta tundub nagu see lauamängu nupuke, millega siis punkte püüda. Näiteks ma teen talle alla siia paari joonega, siit lähen natuke viltu nende joontega. Teen sellise, siia teen jooni juurde, siia teen jooni juurde. Ja näiteks kirjutan siia peale siis selle euromärgi, raha peal lendav inimene. No võiks öelda, et kas ta on inimene, kes tahaks liikuda finantsvabaduse suunas või inimene, kes juba on finantsvaba, sellepärast et ta juba lendab oma raha peal. No me saame teha seda sama, et joonistada neid inimesi ka palju. Teeme ära need pead. Ja läheme siis selle kehaga, tõmbame kokku ja meil on siin hulk inimesi, keda me näiteks võiksime hoopis näidata ühises paadis. Ja siin siis mitte ei joonistanud ma jällegi sellepärast, et lihtsalt, et oleks kunstiline pilt, et inimesed kuskil seilavad, vaid joonistasin võib-olla hoopis koostööd. Et selleks, et jõuda kuhugi, on vaja ümber inimesi, kellega sarnaselt mõelda. Võib-olla meie siin festivalil oleme kõik praegu siin paadis. Meid võib olla siin praegu 3, meid võib olla 3000 siin. Ja kui sai lubatud seda, et joonistada siis finantsvabaduse teekaarti, siis teeme ühe suurema pildi ka. Ja mul on selleks siuke tore vahend siin kaasas, et mul oleks teile seda hea näidata võimalikult suurelt. Ja nüüd, kes kaasa joonistab, joonista ka samamoodi laiupidi ja võta paber laiupidi pigem ette ja joonista samadesse kohtadesse, kus mina. Ja teeme kõigepealt siia samasse selle nupumehikese, keda me joonistasime ja teeme selle sama raha peal lendamise siia. No siia väga palju kriipse ei pea tegema, sest et kui see on alguspunkt, siis võib-olla see on see algkapital, millega sa siis teele lähed. Ja ma panen selle inimese siia kohe midagi mõtlema, kirjutan siia sisse ka seda, et ta küsib siin, et miks ma üldse tahan rahaliselt vabaks saada, miks ma tahan investeerida. Siia taha teen sellise väikese, võiks öelda 4-nurga, mis on siin taga peidus. Ja teen sellele 4-nurgale siia 2 kolmnurka. Ja näiteks kirjutan siia peale plaan. Selleks, et hakata investeerima, peab olema mingi plaan, peab olema mingi strateegia. Ja nüüd teen siia sellise silmapiiri, sest et me teeme teekonnakaarti ja kui me läheme teekonnale, on alati meil seal see silmapiir. Ja teeme näiteks siis siia silmapiiri taha. Ma guugeldasin sõna finantsvabadus ja üks kõige rohkem esinev pilt oli selline. Teen siia poolkaare, teen siia 2 kriipsu ja kriipsule teen siis siia omakorda kaared, tekib selline palmipuu. No siia võib teha siis mõned kookospähklid ka. Tuul puhub.
ja et see on üks kõige enam esinev metafoor finantsvabaduse kohta, et võib-olla nii paljudel ongi selline unistus, et mul võiks olla selline raha, et ma võin iga kell, kuhu tahan siis reisida. Et siin oli Katre Teller esines ja ütles, et tal pole puhkust olnud, aga 3 korda on käinud spontaanselt reisil. Nii et aga see ei pea olema alati just selline pilt. See oleneb sellest, mis sina tahad sinna endale joonistada, et tunnetada. Mis viib sind pingutama, et nüüd siin teekonnal, nüüd tõmban siia 2 kriipsu ja teen siia teeraja, sest see on nüüd tegelikult see sinu finantsvabaduse plaan. Ja see on see plaan, kus saab olla, siin kohas võivad olla sul Exceli tabelid, siin võivad olla sul erinevad mingisugused diagrammid ja siin võib olla see vahetšekk, kui palju mul siis tegelikult on hetkel seda raha, millega ma mängin või mis on mul kuskil, mis viib mind selle vabaduse juurde. Ehk siis see, et me joonistame sellist plaani, ei tähenda, et meil ei ole Exceli tabeleid või erinevaid graafikuid, sest need on väga olulised. Aga on hetki, kus need meiega ei räägi ja meil on vaja luua endale ka üks suurem pilt, et seda näha. Ja tänasest te teate, et seda suurt pilti teha ei ole vabandus enam öelda, et ma ei oska joonistada. Me kõik, kes saame hoida pliiatsit, oskame seda teha. Lihtsalt õpid ära mõned lihtsad nipid, liigud läbi jutumullide. Siin võib olla ka teisi inimesi, sest et nagu ütlesin, meil peab alati olema inimesi, kes toetavad meid sellel teekonnal. Ja kui rääkida veel sellest palmipuust siin, siis miks on oluline ka mõelda enda peas läbi? Miks ma tahan olla finantsvaba? Mis on tegelikult see minu eesmärk? Mis ma tahan tunda ja näha sellel hetkel, kui ma seal olen? Mis kuupäev see olla võiks? Ja see on see hetk, kui näiteks mina küsisin endalt seda, et miks ma tahan olla finantsiliselt vaba? Mis see mu eesmärk? Mis ma siis teen? Et ma armastan oma tööd. Ma tahan endiselt seda teha, ma tahan veel rohkem seda teha, aga mina joonistaksin ennast sinna hoopis ümbritsetuna paljudest mõttekaaslastest, kellega me anname välja raamatuid ja uurime doktori tasemel seda sama teemat, sest see on minu kireteema. Ja minul ei ole võib-olla see palmipuu seal, aga see peabki olema see tunne, mis sina tahad joonistada. Ja joonista see maha endale kas või sinna, mõtle selle peale. Tekita see tunne, tekita see kujutluspilt ja too see silmad ette, pane see endale seinale ja hakka siia jälgima ja asju juurde kirjutama. Nii palju oleks sellest teemast veel rääkida, aga teeme praeguseks siis nii-öelda punkti ja loomulikult igaüks saab seda ise edasi uurida. Ja meil on aega veel, et ka küsimusi esitada Katile, nii et kas keegi tahab selle visualiseerimise kohta midagi küsida veel äkki? Kas kõigil on plaanis vähemalt nüüd visualiseerima minna? Tõstke käed, kes läheb koju visualiseerima oma finantsvabaduse teekonda. Joo, super. Kati ettekanne on siis igal juhul edu kandnud. Ja ma võin ise siis lihtsalt ühe küsimuse küsida ja ise siis vastata. Et see on ka üks väga hea viis, kuidas süstida oma lastele ja noortesse investeerimist ja tegelikult üldse eesmärgistamist, ennast juhtimist, sellepärast, et kui me õpetame neid selliseid plaane tegema, siis me toome sisse ka sellise mängulisuse, et see Exceli tabel 8 aastast ei köida võib-olla. No kindlasti on 8 aastaseid, keda see köidab, aga on hetki, kus on vaja rohkem veel tuua seda pilti ja just nimelt ka seda kujutlusvõime ergutamist, sest et üks asi, mida ka öeldakse, on see, et jah, robotid teevad juba tänaseks seda loovust, mida me arvame, et 1 + 1 on 3, aga robotitel ei ole hetkel veel seda kujutlusvõimet, et tekitada selliseid nii-öelda ennast juhtivaid plaane. Ja see on see, kus meie siis saame olla ikkagi AI-st sammuke eespool, läbi lihtsa joonistamise. Väga äge küsimus. Tervist! Kui ma näen, et siin on need eurod, mis on nagu checkpointid, et kuidas see plaan siis nagu on üleval, kus see nagu, et kuidas ma jõuan nagu siit
siit siia, kus see plaan nagu on, kas see plaan jääb sinna või ma siia joonistan vahele, et siin on 3 korterit ja siin on 3 ja või? Väga hea küsimus. Tegelikult need ongi mõeldud, et siia ikkagi kirjutad ka. See tehnika on nimetusega visuaalne lihtsustamine, mis tähendab, et me kasutame pilte, kujundeid ja sõnu, et seda näidata. Ja siia sa saadki teha sellise, ütleme, suurema plaani, et kas või see, et sa valid välja, kuhu sa rohkem investeerid, et kas need on mingid, ma ei tea, pangad, mida sa rohkem ostad või indeksid, mis iganes, see on su plaan. Ja nüüd siia sa tegelikult hakkad, võid panna mingid checkpunktid, et näiteks kui sul on siin 2025, siis sa võidki panna siia 2023, ma ei tea, 4, 2024 ja väiksed mõtted, mis sa tahad, et sul võiks olla, aga tegelikult on kõige parem hoida seda ka avatuna. Ehk siis just hakata sinna ka nii-öelda jooksvalt asju täitma. Et vaadata, kuidas siin asjad muutuvad, sest et eks ikka tuleb ka elu vahepeal vahele ja võib-olla kõik ei tööta nii, aga see hoiab sind ikkagi mingisuguses motivatsioonis. Kas ma vastasin küsimusele? Kati, mul on ka sulle küsimus. Kus on sinu see finantsvabaduse teekond praegu või oled sinna jõudnud või millal sa sellega alustasid? Aitäh, Epp, selle küsimuse eest. Ma ei ole veel finantsvaba päris, aga võiks öelda, et see aastaarv võiks olla seesama seal ja hetkel siis võiks öelda, et see siin on, et tekiks üle 6-kohaliseks numbriks. Aitäh, minu meelest väga põnev ettekanne, aga miks mina nagu jänni jään selliste nagu visualiseerimistega on see, et ma teen nagu selle joonise ära ja siis ma avastan, et mingisse kohta ma tahan nagu kohutavalt palju juurde joonistada ja siis ma jään nagu kinni, et mis ma siis teen, võtan uue paberi ja hakkan uuesti joonistama, et kas sul on nagu nippe või trikke, et kuidas siis nagu üle saada sellest? Ja et ühelt poolt on ka see, et tuleb ka küsida endalt, et kui täis ma selle panen, sest et me ei saa tekitada ka seda ülevoolavustunnet, et meil on seal liiga palju teksti, liiga palju pilte, aga loomulikult on see, et sa võid alati uue pildi teha. See võib olla nii, et sa tegid täna selle ära ja sul on meelerahu, sa paned selle seinale ja nädala pärast midagi oli ja siis sul tekib see, et aga tegelikult ma tahan ikkagi niimoodi selle teha, sest et mida rohkem sa neid pilte teed tegelikult, seda rohkem tegutsemist tuleb sinna taha lõpuks, seda rohkem seda hingerahu, südamerahu, nii et ei pea olema ka see, et tegin ära ja nüüd ongi ja nüüd ma ei tohi sinna midagi, sest tegelikult tihti arvatakse, et visuaalid on justkui ilus maal, et ma panen seinale ja vaatan. Tegelikult on nad isiklikud tööriistad, millega tuleb pidevalt toimetada, et tema peakski panema sind tegutsema ja kui vaja, siis teed uue pildi. Mul olekski küsimus jätkuks samale küsimusele põhimõtteliselt. Mis on need tundemärgid või sellised kohad, millest lähtuvalt, et see liiga infomüraks ei lähe, et mis on nagu, millal tuleks üle hakata vaatama, et seda on juba liiga palju nagu, et enda jaoks nagu teavitada seda, et nagu siin tuluk hakkab põlema, et ei, seda ei ole sinna vaja. Et filtreerida. Ja see on selline isiklik tunnetus, on neid, kellele sobib, kui on rohkem asju, et näiteks mõnele meeldib, kui on rohkem seda kirjutamist. Mõned on sellised, kes ainult tahavad siia sümbolid joonistada, sest et ta tahab ainult läbi selle pildilise liikuda. Minu soovitus on see, et tihti ka öeldakse, et kui sa teed selle 9, et siis sul oleks nagu justkui 9 suurt sellist plokki siin peal ja siis seal 9 ei ole omakorda rohkem kui 3 asja näiteks. Aga mis minu kogemus ütleb, et see on hästi maitseasi. Ja näiteks, mul see ei ole rahaline näide, on ühe naisterahva 10 kilo kergemaks plaan, mis on ka alati toredad plaanid. Ja temal oli see, et temal oli see lõpuks hästi täis, kui ta oli 15 kilo kergem, sest ta lihtsalt kogu aeg pani kõik oma kaalud, kõik asjad ja siis tema jaoks ei tundunud, sest ta oli just selles hetkes siin. Ja võib-olla see oli siit hästi täis juba. Nii et vastus ei ole täitsa nagu selline nii selge, et see on selline tunnetus. Nii, aga suured tänud, Kati, et meie aeg on kahjuks siin täis saanud, et kõik saavad siis kodus edasi joonistada ja mulle tundub, et see visualiseerimise võti ongi see, et tuleb piisavalt selgeks mõelda endale need asjad, et järelikult sa pole endale piisavalt ära lihtsustanud ja selgitanud seda teekonda, kui sa ei suuda seda visualiseerida, et siis tuleb lihtsalt mõttetööd teha, enne kui pliiats kätte võtta. Jah, mõttetöö kindlasti, sest alati on info selle aluseks. Just, aga aitäh teile. Suured tänud ja nii. Ma jätan selle siia, nii et kui keegi tahab seda siin pildistada inspiratsiooniks.